Elu paradoks peitub selles, et mugavust otsides võime hoopis rohkem ebamugavust kogeda. Igaüks meist soovib hoida eemale stressist, pingutusest ja raskustest, kuid elu näib ikka ja jälle meid just selliste olukordade juurde tagasi viivat. Võime teha otsuseid, mis tunduvad hetkel lihtsad ja kerged, kuid need otsused võivad hiljem kaasa tuua suuremaid probleeme. Näiteks kui otsustame lükata edasi keerulised ülesanded või lükkame vastutuse kellegi teise kaela, koguneb lõpuks rohkem stressi ja pingeid. Mugavustsooni jäämine on esialgu ahvatlev. Seal on turvaline ja kõik tundub justkui kontrolli all. Kuid kui me seal liiga kaua viibime, hakkame kogema vastupidist efekti. Ükski areng ega muutus ei toimu mugavustsoonis ja ajapikku võib sellest saada koht, kus oleme taandarenemas ja kasvava rahulolematuse ja frustratsiooniga. Kergema vastupanu teed minnes ei areneme edasi ja paradoksaalsel kombel muutub elu tavaliselt veelgi keerulisemaks. Kui mõelda elule kui pidevale tasakaalu leidmisele, ilmneb selgelt, et mugavuse ja ebamugavuse vahel on tihe seos. Tegelikult võib ebamugavust tundes saada meie suurim õpetaja. Kui otsustame teadlikult astuda ebamugavatesse olukordadesse, saame sellega koos areneda ja kasvada. Näiteks regulaarne treenimine võib tunduda ebamugav, seda eriti alguses, kuid see viib lõpuks füüsilise ja vaimse heaoluni. Tõhus töökorraldus ja distsipliin võivad olla alguses rasked, kuid need loovad aluse rahuldust pakkuvale ja tasakaalus elule. Minu küsimus teile täna on, et kui elu toob paratamatult kaasa ebamugavaid hetki, siis miks mitte valida ise, millised raskused me oma ellu kutsume? On suur erinevus selles, kas me satume raskustesse juhuslikult või astume neisse teadlikult eesmärgi nimel. Kui otsustame ise valida oma võitlused, võtame kontrolli oma elu üle. See annab meile jõudu ja võimaluse suunata oma energia sinna, kus seda kõige rohkem vaja läheb. Valides teadlikult ebamugavused, mis toetavad meie pikaajalisi eesmärke, saame järk-järgult luua elu, mis on tasakaalus ja rahuldust pakkuv. Jah, on hetki, kui peame kogema stressi, väsimust või ärevust, kuid nendel hetkedel on teadvustamine, et see viib meid edasi suureks abiks. Kui ebamugavustunne on seotud meie enda valikute ja eesmärkidega, on seda kergem taluda. Ja kui me suudame järjepidevalt astuda nende raskuste poole, mida me oleme ise valinud, siis saavutame lõpuks elu, kus mugavus ei tule mitte vältimisest tekkinud raskuste hinnaga, vaid tänu teadlikule ja järjekindlale pingutusele. Seega, elu võib olla küll paratamatult ebamugav, kuid me saame valida, kuidas me seda ebamugavust kogeme. Valides meile olulised väljakutsed, suudame luua pikaajalise rahulolu ja sisemise tasakaalu ning paradoksaalselt, läbi teadlikult valitud ebamugavuste jõuame lõpuks palju suurema mugavuse ja rahuloluni, kui ebamugavust lihtsalt vältides. Aitäh ja peatse kuulmiseni!